Laitse Drift 2025 jõudsime kohale. Täna ainult trennipäev ja nüüd lähmegi sõitma, oleme veits hiljaks jäänud. Kõige kõvem oli Krogeris täna 113, et sul tegelikult entry kiirus on väga hea. Et me ei hakkagi rohkem midagi näppima. Ma arvan, et ma püsiks järgi ka, aga no selle mingi Arti omaga sellega reaalselt sõitsin nagu sul fulliga. Ennem ei tea. Tänane trenn väga edukas, saime mingi umbes... Kõik rehvid saime ära katsetada, mis meil olid. Essana proovisime 3S-i, see oli päris hea. Siis proovisime ühte Cestinot, mis me Artilt saime, see oli nagu sul full, täiesti võimatu oli sõita. Ja viimasena proovisime seda lillat õiget Cestinat ja see mulle meeldis kõige rohkem, et ilmselt sellega sõidame homme. Aga trenn läks üliedukalt. Ma arvan, et enesetunne on päris hea homseks ja loodame, et auto sõidab. Laseks kõik käigud prooviks ära. Ära rohkem mine sõita. Aitab küll. Ma tahaks ühe kindla ringi veel ees saada 3S-i. Nii, hommikune või noh, lõunane trenn on nüüd tehtud. Kõik toimis enam-vähem ideaalselt. Saime omajagu ringe, viimased 2 ringi oli mingi väike ongelma, vedu kadus tagant ära, aga muidu okei. Nüüd järgmisena kvalifikatsioon, ei oska mitte midagi aimata. Lähme proovime esimese seifi peale ära teha ja siis vaatame, mis edasi saab. Siis Artur Altmets. Siim Oskar Hääl siis Oss Racingu sõitja on ja vaatame Artur Altmetsa sõitu. Artur Altmets siis 15-aastane noormees, kes
RXT drifttiimi sõit. Artur Raassillalt jäi kõrvale 65,5 punkti, esimene kvalifikatsioon Pro autoga tehtud ja Artur Altmets ja 65,5 punkti, mis kindlasti ei rahulda. Ja autotiir.ee ninaklipist suhtkot kaugele jääb. Ja ülejäänud on nagu kõik rada suhtkot viisakalt läbitud ja ka see ekstreemi kurv on ilusti sujuv ja mõnusa joonega. Tubli Artur on parandanud skoori 78,5 punkti. Nii, kvalid sõidetud. Saime esimesest 65,5 midagi. Oli liiga safe sõit. Saime trennis viimased kaks sõitu läksid suht nädisti ja jäid siukse, mitte kõige parema tunde sisse, oleks võib-olla ühe eessõidu veel saanud, siis oleks parem olnud. Aga mis seal ikka, läksin esimese safeilt teise, peksin ja tagusin ennast küll piisavalt, aga ma ei tea, mulle tundub, et oleks saanud võib-olla paremini 78,5 punkti siis, et esimeseks võistluseks hea küll. Nüüd vaatame juba, kellega tandemis kokku lähme ja siis juba poodiumile. La Bubu Spotting, crazy. Drift Masters. Jaa, see on meie kaameramees, kui ta ei teadnud. Ta nimi Negert. Ma leidsin ta. Röövisid, Jah. This is our opponent today. Are you scared? No. Siin on meil Eesti kiireim 1.6 Sigull. Sellel on white body ja chip tuning Pops and Bangs. Jälle car spotime. Siin on M3. New tires. New tires to burn. Yes. Gearboxi, best gearbox ever. Ja tuleb sealt juba üpris viimase. Ei ole enam kvalifikatsioonisõiduga, seega siin selles Byronis seda veaks otseselt ei loeta. Aga tuleb ta sealt tagant ju hea suure nurgaga, korjab sealt too ülesse ja ikkagi sõidab ilusti lõpuni. Väga hea. Gustav Valainis ja Artur Altmets. Et siin nüüd kaks noort meest omavahel kokku minus on. Väga agressiivse selle toorega. Aga Artur lõikab tegelikult ju ilusti järgi. Sisenedes jäi küll vahe sisse, aga Artur on tegelikult seal samas küljel olemas. Mees on ikkagi nii jarune, rahulikult koputud uksele. Rahvas, paneme käed kokku, meie ema, meie oma Eesti poiss, noor poiss sõidab praegu. Väga ilus, lõpus natukene sõitis ennast lukku, aga väga kenasti lõikas ennast järgi. Mees ei jätnud midagi juhus oleks, ei lähe sa kuskile. Ja see Arti autole ikkagi nii palju liiga tegi, et eile ta ka keevitamas käis. Nii, ja meil on teistpidi start Artur. Artur tuleb, aga küll aga ilusti on tal juba sisenedes tagumine sõitja järgi ja stangesid nad seal loobivad. Silmale väga ilus sõit, aga tagumine sõit ammustas ja pidurdas seal kõvasti maha ja tegi päris suure vea praegu seal taga. Suutis ta ennast kuidagi niimoodi kinni pidurdada, jäi seal vea sisse, aga Artur sõits ka natukene ikkagi lukku sellegi poolest paneme käed kokku. Väga pingeline sõit. Valanise sõitu ja Arturi ees sõitu siis nurk teises sabaklipis. Kui väikse nurgaga suhteliselt läks Valanis sinna sisse ja kuidas Artur teises sabaklipis veel nurka natukene peale keeras, läks päris suure nurga alla ja ta suutis ikkagi visata poole ringi ja tundus, et ta sinna ninaklippi ikkagi ka sisse sai.
ja selleks hetkeks oli Valanis arvestanud Arturi kiirustab natuke valesti ja Arturi nurga tõttu natuke kiirus alla läks ja sellest see kontakt tundub, et ka arvatavasti tuli. Aga nüüd on seda rehvi suitsu nii palju, et lõpuks siis näeme meie ka. Arturi fännid karjuvad. Ülikõva. Paneme käed kokku. Ja siit edasi kahjuks ei läinud küll Artur, aga sellegi poolest teeme Arturile väga-väga suure aplausi. Väga tubli. Nii, meie jaoks on võistlus läbi. Lõpetasime top 16. Esimese võistluse kohta, ma arvan, et päris normaalne. Vähemalt sai sõita ja ma arvan, et muud ei olegi. Suur aitäh tervele tiimile, kes selle auto sõitma tegid võimalikuks, et sellega sõita saab. Aitäh sponsoritele ja ma arvan, et näeme juba järgmisel võistlusel või varem. Davai, tšau!